mu tukk hakkab juba piisavalt välja kasvama, ma enam-vähem saan seda nagu Kanda. niimoodi, natuke võiks pikem olla, aga noh, Nice. hakkab looma. See on nii ebaus, sa näed nii norm välja, siis ma nagu kuradi Mu silmad nii loojas, ma olen See on ilus meik ja asjad. Ma mingi kodus mingi 15 minti, sest et ma tegin silmad lahti ja ma ei saanud voodist välja tulla, siis ma mingi viimase hetkel käisin pesemas. Ma panin 6 korda snuusi ja siis tundsin koomavõniga juba Eesti peal. Reaalselt mõtlesin, I have drugged myself. Tulin voodist, jalg läks alt ära, seisin duši all, vee all, nagu mõtlesin, okei, see jääb mind ees. Oh jah. No nii, sala. Okei. Sügis käes ma vaatan. Narri meest, mitte meie hepatiiti. Ma ei narrigi, sest et mina olen täna viimane inimene, kes saab midagi narrida ja vaata, mis fucking hääl mul on. Ja no mul ka. Ei see, meil on nagu, täna tuleb nagu ASMR raspy voice. Täna tuleb jah siuke sensuaalne, erootiline salajuttude episood. Literally. Urr ja murr teie ees. No. Siin me oleme, kuidas sul läinud on? Kuule, tead, mul on jälle see, ma ei mäleta mitte midagi. Mul ei ole nagu mitte, et ma nüüd pildituks oleks ennast joonud. Jõin küll. Jõin küll. Ei, tegelikult pildituks ei joonud, aga vahepeal oli ju laste sünnipäevad. Mis olid väga toredad ja väga lõbusad. Aga ma ütlen ausalt, no jube väsitavad ikka. Et kolmapäeval oli Lende oma ja reedel Mari oma. Et vaata 2 päeva niimoodi hostida ja siis aetakse kogu elamine nii sassi ja siis eriti veel Lende sünnipäevad nii väiksed lapsed karjuvad ja jooksevad. Et Mari sünna oli selles suhtes parem, et lapsed on suuremad ja siis niimoodi nagu ei rauska. Olidki seal Mari toas siis? Ja, põhimõtteliselt enamus aeg oli. Ma käisin ka ju Lende sünnipäeval, siis mul oligi see, et Siim on nüüd praegu tagasi Eestis, et siis nagu näeda Siimu aeg on, aga ma võtsin ikkagi õhtul Elani Siimult ja siis tulime ka, aga ma ütlesin kohe Siimule, et arvesta mingi 1:30 vaata, et kuna see ei ole mängutuba, et see on ikkagi nagu see on sinu kodu ja seal on nii palju asju ja möllamist, et ja ma olen nagu see, et ma tean küll sinu juures on see, et astusin ukse sisse Märten oli kohe, kas valan klaasikesega mulli vaata. Ja siis Elani seal veits aega chillis ringi, Hugo talle väga meeldis Hugoga. Jah, vaata teised olidki nii palju suuremad ka. Ja Lende vist käib ju teises klassis on et Hugoga chillisid veits, siis me oleme Siimule, et tule järgi ja siis me jäime edasi hängima sinna ja siis lõbus õhtu. Oli küll väga lõbus, üldse terve eelmine nädal oli päris tore, väsitav, aga tore. Väsitav, aga tore, sama mul oli siis, ma mingi, mis toimub, kõigil on sünnipäev, ongi Lende sünnipäev oli, siis 10. oli Mari, siis oli Moona ja siis veel ühe mulle sõbra sünnipäev, et siis nagu nii palju kõigile tuli õnne soovida. Kõik on jaanuaris nussi teinud, vaata. Kaasa arvatud, sina tegid jaanuaris ekstra palju nussi, ma vaatan. 2 korda. See läbi asi. Jaanuar oli sul kiima nagu. That is not a crime. That is not a crime, jah. Ja siis sa said veebruaris ka, siis Marta on kohe sünnipäeval. Novembris, jah. Ja siis Marta on sünnipäeva seksilaps. Võib-olla. Et ei, väga, kui nii-öelda Lende sünnipäev lõppes mul kell 4:30 hommikul, siis Moona ja Karli sünnipäev lõppes mul kell 12 päeval, nii et niisugused väga eventful sünnipäevad. Ja ei, väga tore oli. Jah, ma tahtsin öelda, et nüüd tuleb rahulikum nädal, aga tegelikult meil on Alexela ju. Ja, et ongi, et meil on tõesti Alexela ja põhimõtteliselt kõik on nagu, vaata kui me eelmine kord olime päris närvis, siis seekord on nagu selles mõttes chill, et ikkagi me oleme seal juba läbi teinud, juba täitsa chill vibe Magnus, kes on siis produtsent, on Magnus Müürsepp, teeb, vaata Magnusega on nii super, ta on nagu, ta ju teeb muusikaauhindu, ta teeb Eesti Laulu, mingid asju, et ühesõnaga, nagu ta teeb nii palju asju, et siis tal on kõik nii läbimõeldud ja kõik on nii chill, et kui me nüüd... Ilma temata me oleks nagu Dumb and Dumber seisaks seal lava peal, näpud perses ja vilistaks. Ma käisin nüüd sponsoritega, käisime Alexelas nüüd, oleme 2 korda käinud ja nüüd eelmine kord me käisime ilma Magnuseta, küsisid mingi küsimusi mult ja ma olin nagu mingi... Ma helistan Magnusele, mingi Magnus, panin ta valju häältile, siis Magnusist räägib. Ja siis siit seda, siis ma olen mingi, ja siis me teeme niimoodi. That's what he said. Täpselt nii. Ja nüüd me käisime uuesti eelmine reede Magnusega ja siis me vaatasime seda lavavärki ka ja meil see show tuleb jälle nii lahe, et ma eelmine kord mõtlesin, et kuidas me ületame voodid, et see voodid asja oli nagu nii vinge, et mida me teeme ja siis tuleb Magnus oma ideega, minu arust see on nagu nii äge idee jälle, et I love it for us.
ei, ma ütlen ka, et kui eelmisel korral ma olin ikka hüsteeria äärel selles suhtes, mul pisar tahtis silma tulla ja käed verisesid jookse tahtis kurku tulla, siis seekord ma olen nagu, nii tore, et nii fun, üliäge, lähme lavale, teeme ära, et see on nagu kõik on nagu paika loksunud ja kõik on nagu äge, et ma olen väga excited ja ma olen ka väga excited ja tegelikult ma olen ka väga excited selle üle, et meie salajutud raamat varsti tuleb, et ma peakski nüüd toimetaja käest selle lähipäeval kätte saama ja siis saame trüüki lasta selle. Nii et ütlen siin ka siis, et mollukas.eu leheküljelt poe alt saab seda osta. Pead sinna lõppu scrollima. Jah, pead sinna lõppu scrollima, et sealt saate praegu eelmüügi hinnaga osta, et ta läheb küll pärast raamatupoodidesse ka, aga nagu te teate, siis raamatupoed panevad ikkagi hinda juurde, et kui te tahate saada OG hinnaga, siis ostke meie käest, sest et me teemegi ainult ühe trüki ja siis on kõik, et siis pärast peate raamatupoest ostma, et praegu tegelikult kuigi on alles oktoobrikuu ja tundub, et jõulud on nii kaugel, siis see tuleb tegelikult nii ruttu, et mõttekas on oma kulusid natukene hajutada, vaata. Ja no nüüd on siin ka meestele showtot, siis mulle kirjutas mul üks sõber just, et ta tellis oma naisele jõuludeks ära, et ta on nii elevil on ja siis ma olimegi raudselt vaeb ise ka vaata, et ma tellisin naisele. Ei no muidugi loevad ise ka, sest et vaata, selles ongi see point, et meie jõuame siin ühes episoodis mingi, ma ei tea, 6-7 lugu maksimum ette lugeda, aga tegelikult neid kirju on nii palju. Ja mõned on nii pikad lihtsalt. Ja mõned on nii pikad, et me ei jõuaks neid ette lugeda, et me panime neid ka sinna raamatusse, et ma arvan, et te saate sealt väga hea ülevaate Eesti rahva saladustesse. Ei täpselt ja mulle meeldib täiega see, et me olimegi neid nagu kirju kogunud ja siis nüüd me saatsime kõikidele, kelle nii-öelda kirjad on raamatus, saatsime, et kiri on raamatus ja et te saate raamatu ja siis üli palju tööd mingi, oh my god, ma arvasin, et mu kiri on nii mõttetu ja et sellepärast ta pole ette lugenudki, et nagu mulle meeldisid tagasi, et inimesed oli mingi, esiteks nii lahe, et raamat tuleb ja et nii lahe, et mu kiri on sees, et inimesed olid pigem nagu ka väga elevil sellest. Ja Ott oli pettunud, et tema kirju polnud raamatus, ma ütlesin, et aga kallike on kõik su kirjad ette lugenud. Aga ma tahtsin, et äkki kunagi teeme veel raamatut, ma ei tea, nii palju kui kirju tuleb, kuidas jah, no samas kirjade arvu vaadates me võiksime neid raamatuid mingi 6 tükkiga. Aga no midagi peab podcast'i jätkuma. No selles ei ole üldse probleemi, selles suhtes, et meil kirju jagub, aga ühesõnaga väga tore, aitäh kõigile, kes on juba raamat ostnud ja ostke veel. Ostke veel. Räägime siis kiirelt sponsoritest, lähme kirjade juurde. Ja tõusud mõnad ka, aga räägime enne sponsorid ära. Okay. Meil on siis Ulakas Kaunitar ja Ulakas Kaunitar esiteks tõi meile sellised Vaagna põhjalihased. Vaagna põhjalihaste treeningu versioonid, et siin on esiteks need kuulid, mis on siis nagu mitte kõige basicum, aga kõige basicum selles mõttes. See on ise nagu treenid, lükkad selle sisse ja pead kinni hoidma, muidu on piinlik lugu, kuskil poes sajab mingi kuul välja seal püksist. Ja täpselt, ja need on nagu, muidu vaata eelmine kord rääkisime, et eriti kui sa oled sünnitanud on hea, et nagu, et see esiteks tulevikus kõik need põieprobleemid ja kõik asjad on põiepidamatuse probleemid, aga mitte sünnitanud naistele on ka hea ja kusjuures mulle kirjutas ka see üks sõbranna, kes just hiljuti sünnitas, ütles, et kuuled, et mis see et millisest tootest ma rääkisin, et millega nagu on hea treenida ja siis see on see nagu nii-öelda lihtsam versioon. Perifit on see, äpiga, et see siuke väike jublakas on siin sees, see ei ole väga suur, sa lükkad selle sisse ja siis sa tõmbad äpi ja sa basically mängid nagu telefonimängu, et see on nagu ei ole nagu töö, vaid lõbu, vaata. Ja minu meelest see on väga äge. See on väga fun. Jaa, aga see on... Aga kui sulle lõpus ei meeldi, sa tahad vanakooli värki. Tahad ikka tööd rabada. Aga mulle meeldib lihtsalt see, et see näeb nagu nii lahe ja siuke värviline välja, et ma kujutan ette, et kui see sul kuskil vedeleb kodus, siis võid öelda, et see on mingi lapse mänguasja tükk ja sa ei tea midagi. No, ei tundu, vaata. Siis vaatavad see üks ema lasi oma lapselt Tildoga mängida, siis laps mängib su Vaagna treeningli kuulidega, aga see on fine. Pääsid ära pesed. Ja selle jaoks ongi ju täitsa Ulakas Kaunitaris olemas puhastusvahend. Et kuigi tegelikult eks neid kõiki võib kraani all veega ka pesta, aga see puhastusvahend on siis desinfitseeriv ja puhastab 100% ära, et teinekord ikka hea sellega ka üle käia, mitte ainult veega lobistada. Ei, no täpselt. Nii et igatahes sügistreening on siis mitte ainult, et kõhulihastele, vaid siis ikkagi vaagnalihased ka korda. Jah. Huvitav, millal midagi välja mõeldakse persilihastele. Sul on vaja, sul perse nii lappab. Auk nii suur. Ainult kukub sita tükkelis.
palun lõpeta. Okay. Me teeme siin tõsist show'd. Okay. Meil on väga kultuurne saade. Väga kultuurne. Et igatahes sooduskood salajutud ja saate erinevaid... Tihked tutid. Jah, sooduskoodiga salajutud saate tihked tutid trennipäisiga tegema. Just. No ja siis on loomulikult meie sponsor Beninuki, kes on meie alkoholimeister, et saab sealt salajuttude kraami, aga saab ka igasugust muud kraami ja loomulikult saate neid kutsuda enda firmapidudele, erapidudele ja lisaks saate siis tellida erikujundusega alkoholi, kas siis enda pidudeks, kingitusteks, üritusteks, et ja seal ka kehtib sooduskood salajutud. Täpselt nii. Ja siis on meil Magda Beauty, kui te vaatate jälle, meil on lopsakad, on nunnud huuled, siis kasutasime just tirtiri huuleläiget. Ja kus juures mulle meeldib, et me just rääkisime sellest, ma räägin, et ma armastan seda tirtiri huuleläiget. Ja siis keegi kirjutab, sul olid eelmises osas nii ilusad huuled, et kus sa huuleläike said. Ja siis ma olen mingid, no vot ei skipi promo kohta. Siis ma ei hakka sulle ütlema, see skipis, okkagnal ikka ütlesin, aga ikka tirtiri tooted on lemmarid ja see Smile Lab ja suht tihti mul küsitakse ka, et kus ma hambaid valgendan. Ma reast ei valgendan, ma kasutan neid Smile Labi hambavalgendus hambapastasi. Ja kui me täna stuudiosse tulime, siis ma esimese asja ütlesin Tanel, et issand, kui hea lõhn siin on. Siis Tanel ütles, et toimatu, ma koukis ühe selle toa ruumi lõhnastaja lahti Sisters Aroma poolt, et ma ka neid Sisters Aroma tooteid soovitan ka proovida, kes selle proovin. Ja eelmine hooaeg vist Kristina kogu aeg rääkis sellest kollasest Sister Aroma dušikeelist ja vaata, ma sain ka selle lõpuks. Mina kiitsin seda, Märten oli ka mingi, oh my god, nii hea lõhnaga, et kellelgi dušikeel otsa hakkab saama, siis vaadake kollast värvi, pumbaga pudel, Sister Aroma oma. Oh my god, mina sain sind influentsida. Ja sina influentsisid mind ja sooduskood salajutud saate kõiki asju soodsamalt soetada. Aga ma ütlen ausalt ka seda, et ma saan kogu aeg, mul just vennanane kirjutas üks päev, kuule sul vetsilõhna siin hästi, mis lõhn sa... Sital käisin. Ei, mina või sital käisin, aga reaalselt, et ma ei ole mitte kunagi elus saan nii palju komplimente, et kui hästi mu vetsilõhnab, see kuidagi paneb mind nagu nii hästi tundma, vaatast WC-d ei ole tavaliselt see koht, kus kõik on mingi, et teevad sulle mingi komplimente su WC kohta, et siis ma olen mingi, siis tervise Rooma. Vot, aga sooduskood salajutud kehtib igal pool ja let's go. Aga räägi oma tõusutist ja mõõnadest siis. Tõusudest ja mõõnadest, no tõusud, ma vaatan korra üle, mis ma tegin, no tõuse oli palju, et oligi nagu palju sünnipäevasi ja siis oli nagu tegime seda ja eriti pekkis teenindus õhtusöök ja nagu väga pekkis oli, aga tegelikult seda oli väga lõbus teha ja inimesed olid nii lahedad ja saigi nalja teha ja niuke show ja nüüd inimesed vaata, nüüd kui me panime sealt mingi klippe sest õhtust, nüüd on kõik, kuna järgmine, aga see oli nüüd ühekordne värk. Aga kuhu see heategevus läks? See läks siis Naeratu ametile, et ja siis lastele jõulukink ja siis Karupoeg Puhhanetas ka veel omalt poolt lisaks 1000. Me saime mingi, ma ei määta täpselt summet, aga üle 2000 euro saime neile siis jõuludeks, et me tegime kunagi 2 aastat ka tagasi seda, et ma täiega alati teen mingi heategevusprojekte asju, et mulle täiega meeldib selliseid asju teha. Aga ma nagu alati ei, mul on alati see, et mulle meeldib täiega heategevust teha, aga ma ei taha kunagi avalikult nagu, öeldes see tundub nii cringe, vaata, et kui ma kuskile kannan, näe, kantsin ka, et siis on nagu mingi, et see peakski olema nagu under wraps, vaata, et sa teed heategevust. Aga sina vaata alati, kui sina teed saati nii klassilt, et sa oled mingi ma tegin, et nagu tulge ka vaata. Et vaata, et kui sa kutsud üles ka teisi tegema selle käigus, et kui sa lihtsalt paned mingi, kantsin 20 eurot ülikõva, vaata, siis on jah nagu, et mis sa räägid sellest. Aga kui me räägime nagu influenceritest või inimestest, kellel on palju jälgijaid, siis tegelikult on ju tore, et mina ise olen ka niimoodi annetusi teinud, et ma umbes näen, et keegi paneb, et näed, et siuke asi või seletab lahti, et mis see teema on. No, ikka väikse kopika võib ju anda. Muidu ma ei teakski võib-olla, sest et tegelikult kogu neid heategevusprojekte ja kampaaniad ja asju on tegelikult nii palju, et nagu ja minu süda ei luba kuskil nendel Naeratu ameti lehtedel ja asjade follow panna, sest et ma ei händele ära seda vaata. Okei, aga kusjuures sellega seoses ma ei tea, nagu ma ise tunnen jälle see nii cringe, et ma mingi tahan seda teha, aga mul on kuidagi see nagu läks nii südamesse. Ühesõnaga, me vaatasime sõbrannadega YouTube'is on selline sari nagu Patrullis, kus siis 4 mingit klippi ma nägin, ma ei vaadanud seda, aga mul lihtsalt tuli ette järgmise. Ja mul oligi, et ma vaatasin enda Andrei reakti ja siis mul kuidagi jäi ka see ja siis läks peale. Mul tuli ka peale teie reakti. Ja täpselt ja siis ma kuidagi nagu, ma olin tavai lasse, siis jookseb taustaks ja siis jäime seda vaatama ja siis oli see Vladislav oli seal mingi noorem poiss on ju
ja ta oli nagu kuidagi nii sweet, nagu ta äkki ta oli 24 või 23, ta oli nagu lihtsalt nagu armas inimene, vaatad, et nagu mulle nagu kuidagi meil läks nii hinge, me olime kõik mingi, oh my god, kuidas saab inimene. Mis ta tegi seal? Ta lihtsalt oli, ta kogu see olek, ta oli nagu väga sweet. Mis ta teeb seal? Oli patrull, politseipatrull, neil kõigil ongi see patrullipäeva filmitakse, et ühte vahetust ja midagi. Siis ta oli kuidagi nagu hästi tore. Ja siis ta seal rääkis, et ta läks kiirabisse ka tööle, on ju. Et ta teeb 4 päeva politseis ja siis 1 vahetuse kiirabis ka veel, et no, et politsei palgaga vist nagu, no ei vist ei elad päris ära, aga et siis ta tahtis kiirabisse ka minna ja siis koolitus maksab 2100 €. Ja siis ta kogus aasta aega seda raha, et minna kiirabisse tööle vaata ja nüüd ta siis sai selle mingi kokku ja nüüd ta tuleb kiirabis ka. Ja siis ma olen mingi, oh my god, et nagu, et see on nii nagu, mul ei hakkas nii kahju kuidagi, et inimene peab aasta aega koguma, et siis et põhimõtteliselt teistele head teha. Et teistele head teha, siis ma mõtlesin, et meil tuleb nüüd see Alex selle koha, on ju, ja me saame sealt nagu raha. Ja ma usun, et mul on lisa mingi 2100 €, mida ma alguses nagu, mul ei olnudki midagi otseselt, noh, nüüd eelmine kord, kui ma Alexele tegime, siis ma teadsin, kõik raha läheb kodusse. Ma kodusse ära läinud, et nüüd mul on nagu lisaraha. Ja siis ma mõtlesin, et äkki ma tahaks nagu ühte inimest ka nagu, et keegi, kes tahaks nagu täiega minna kiirabisse, et ma maksan ise selle nagu koolituse kinni. Et siis ma saan nagu, et ta ei peaks aasta aega koguma, et minna nagu teha head. Maksame 2 peale. Või teeme, võtame 2 inimest. Miks ka mitte? Või maksame, no vaatame. Ma mõtlesingi, et see oleks nagu nii tore. Jah. Aga kirjutage siis meile, kes tahab kiirabiks. Aga siis mu sõbranna ütles, et siis ma rääkisin neile, kas ta teed, nad ütles, oh my god, tuli hea idee. Aga mis ta tõi mulle välja, mis on ülihea, on ju, ütles, et tingimus võiks olla see, et ta juba töötab kas politseis või päästes. Jah, et ta tahab lisaks õppima. Lisaks õppima minna, mitte see, et ma lähen õpin ja siis ma võib-olla ei lähegi sinna. Et kui sa juba politseis või päästes töötad, siis on suur võimalus, et sa kõigi lähed teed seda. Et kirjutage meile salajutud.salajutud@gmail.com, kui sa juba töötab politseis või päästes ja saab jälle teha. Vaata, mulle meeldib selliseid asju teha, et sa saad nagu kedagi veel otsa aidata. See on väga äge. Okei, ühesõnaga, aga nüüd, ja siis mis sinu? Oota, aga sa tõusud ja mõned, rääksime teategevuse peale üle. Ei, aga sa rääkisid tõusudest, aga mis su mõõn oli? Mõõn oli vist äkki, ma ei teagi, eelmine nädal oli kuidagi väga chill nädal. Et mul ei olnud väga mingit mõõna, et võib-olla eile, kui ma kell 12 päeval koju jõudsin, siis ma mõtlesin, et kas nagu pidi nii pikalt, aga samas nagu sünnipäeva ürituses oli juba sees, et tähtakas toimuvad kodus oli nagu klubis sai läbi, läksime kõik nagu sinna, siis me mängisime mingi hommikul nagu mingi Aliast ja mingi chillisime ja tegelikult see nagu lõbus, aga samas kui sa lähed koju niimoodi linnud siristad, siis saad nagu mingi see tunne on sitt. See tunne on mega sitt ja see oli korra nagu mõõn, aga samas see oli juba sünnipäeva programmis sees, ma olin arvestanud. Aga kuna me eile filmisime Andreega õhtul Reacti uuesti ja Kelly oli ka seal, siis kuidagi mul ei olnud nagu õnneks tänu sellele mingi kassi õhtul, kui ma oleks terve üksi veel kodus olnud otsa, siis oleks küll deposse ja nööri ja rippu vaata. Et aga õnneks siis me läksime nagu Reacti tegema, siis Andrei telis veel Maci vaata ja niuke chill vibes oli ikkagi kogu õhtu, et nagu tegelikult nagu väga mõõnas ja vist ei olnud, et niuke enam-vähem chill või? Väga tore. No mul oli selles suhtes jah, et tõusud olidki see, et mul laste sünnipäevad, väga tore. Tore oli ka see, et sõbrad tulid külla ja reedel käisid mu vanemad ka veel ja noh, selles suhtes oli nagu tore, sai palju seltskonnas hängida. Mõõnaks, ma ei tea, kas seda on nüüd õige öelda, aga jube palju tööd on, et ma nagu iga päev rapsin neid mingi tööasju teha ja ma saan aru, et see on natuke mu enda süü ka, et ma olen nagu kõik vastu võtnud. Ma ei ole nagu, ma olen need jätnud, vaata kõik nagu suht ühel ajal, et kogu aeg mõtled, et aega on ja siis ei viitsi nagu ära teha ja siis mingi hetk vaata tihti peale firmad tahavad nagu suht samma auku, mingi kuu algusesse niimoodi ja siis mul jääbki see fuck, et nüüd ma pean see nädal hästi palju asju tegema. Et kuidagi tööd on jah palju kuhjunud, et ma ütlen ausalt, et ma ei tea, kuidas ma neid asju ilma Märtenita ei teekski vist, ma arvan. No, mul ongi... Ja Keter ka samamoodi, et kui Keter mul tagumikus ei elaks ja kõik mulle ette taha ei ütleks, mida ma pean tegema ja millal tegema, siis see oleks väga kiire. Sellepärast ongi nagu see, et mingi hetk nagu, kui sa hakkad mingit asja tegema, see läheb liiga suureks, et see on hea, kui sul nagu ongi nagu nii-öelda tiim, vaata. Sest mul ongi nagu Keter ja siis minu nii-öelda riili inimene praegu Greta aitab mind nagu selle poolega ka. Et aga mul väga, ma ei tea, ma olengi, kuna ma olen nagu, mulle meeldib rohkem nagu salajutte teha. Ma panen kogu oma auru sinna, mulle meeldib salajutte nagu, et mulle nagu sotsiaalmeedia koostöödega on täiega see, et ma võin neid teha, mul tuleb neid pakkumisi, aga ma nagu mingi, ma ei viitsi, ma ei oska nagu, keegi tahab riilsi, ma ei viitsi riilsi teha, see minu jaoks on kõige
horroride asi on real, sest et ma ei, nagu see on reaalselt, see on mulle mentali nii raske, ma võin story'si teha, see on chill, aga reels on minu jaoks nagu mingi. Nojah, vaata story'dega on see, et siis sa lihtsalt ju räägid ja tutvustad, räägid vabalt oma kogemusest, aga reels ei saa alati olla nii nagu vabas vormis on ju, noh, tihti peale. Kuule, mis sul selle reelsiga sai? Voogedästusplatvormi ma ei tea, nad ütlesid, et tee uus ja ma ei viitsinud, ma nagu. Minul oli täpselt sama asi ja tead, ma hakkasin ükspäev mõtlema selle peale, et okei, see on küll agentuuri kaudu ja mulle see inimene väga meeldib, kelle kaudu see koostööpakkumine tuli, aga kui see oleks olnud keegi teine, siis ma oleksin öelnud, et teate, mina uuesti ei tee, sest vaata, see on ju naeruväärne, et kui ma näiteks ütlen sulle, et tere, ma soovin tellida sult reelsi, ma annan sulle mingid oma nõudmised, sa teed selle ära ja siis ma ütlen, tegelikult mul on veel see nõudmine, et nagu. Ma tegin oma töö ära. Jah, et ma tegin ju tegelikult oma töö ära, ma nägin siin, kulutasin oma aega ja nägin vaeva ja Märten töötles selle kokku ja värgid-särgid on ja minu töö on tehtud ja see, et sa ütled nüüd poole peal, tegelikult ei sobi, kus sa istud, siis et no päriselt, kui see ei oleks olnud selle inimese kaudu, siis ma oleks öelnud, okei, ma uut ei tee, aga ma edastan teile arve sellepärast, et kui te kohe ei täpsusta, siis see on tegelikult ka natuke nõme. Ei täpselt sama, et kuna täpselt see inimene mulle meeldib, kelle kaudu see tuli ja mina, kõige aegam on see, et minu jaoks oli see miinusprojekt, sest mina maksin ära inimesele, kes see reelsi tegi, ta tegi mulle enda töö ära ja see, et mina raha ei saanud, ei tähenda, et ma talle ei maksa vaata. Mina sinu asemel võib-olla isegi ütleks Heidile seda. Ma ei tea, noh, kui ta ei saa midagi teha, siis ei saa, aga kui sa oled juba peale maksnud, no teoreetiliselt ma võiks öelda, et ma ka maksin peale, et kus nad teavad, on ju, ega ma ei tea, ühesõnaga imelik süsteem, aga see õpetas mind nii palju, et järgmised korrad ma olen nagu väga detailne olnud selles, mida sa saad ja mida sa mul, kui sa midagi tahad, sa pead mulle kohe ütlema, kui sa ütle, siis sorry, aga siis sa maksad 2 korda lihtsalt. Ja. Et ei muidugi teeme uuesti, aga siis teeme topelt raha eest. Et see ei ole see, et sa muud kütad, et ei, ikkagi ei sobi. Ja tegelikult oli kõige aegem see, et ma ju veel küsin, vaata, ta ütles mulle kohe, et see klient on veits keeruline ja ma olin mingi, et okei, pane mulle kirja siis. Täpselt ja mina sain ka kõik need punktid, ma tegin täpselt nii, nagu mulle öeldud oli. Et see on nagu natuke. Sa ütlesid, et tahad rohkem fantaasiat sinna. Ma olin mingi, et okei, et aga mõtlen natukene selle peale ka, et ma nagu üksinda ja ma olen nagu teinud kodus reelsid, et meil ei ole reklaami nagu selles mõttes produktsioon, et me ei filmi sulle telereklaami, et ma ei tea, mis fantaasiat sa tahad ja ma vaatasin need, kelle nii-öelda reelsid läbi läksid. Minu oma oli parem. Tead, ma olen ennast juba nii kettes sajanud, et mul tekib siuke tunne, et ma ikkagi kirjutan. No offense talle, aga ma pärast subscriberitele panen selle reelsi. Et ma lihtsalt näitan, minu meelest see tuli väga hea reels, see oli väga kenasti tehtud. Vaata, sinagi said ju informatsiooni sealt. Et sa olid mingi, seda saab sealt vaadata, vaata. Nagu. Ja minul on ka see, et ma nagu tegin selle ära, ma läks sellest, et nagu nad oleks saanud tellijaid ikka vaata. Selles mõttes, et nagu nende kaotamata kõik see, sest et see on kõik oli väga äge, aga nad tahtsid fantaasiat rohkem. Nagu, istu mujale. Hüppad aknast alla. No minul oli see probleem, et nad olid mingi, et kliendile ei meeldinud, et sa voodi peal istusid. Aga muidu, kus sa arvad, et ma tegin ka voodist selle. Kust ma vaatan sarju? Istun köögilaua taga Sirgi seljaga või? Literi, ma vaatan alati niimoodi, et ma kogu aeg vaatan, ma vaatan veel telost ka ja voodis. Ma vaatan kogu aeg, ma olen alati telost sari, näiteks kui ma teen, eriti kui Kelani on veel, okei, kui Kelanit ei ole, siis ma vaatan võib-olla telekast, aga Kelani tahab enda multikaid vaadata. Ja siis ma olen nagu loovutan teleka Kelanile, et tahab ma mingi multikaid või mingid asju, siis ma alati vaatan telost, näiteks kui ma teen süüa või midagi, või siis kui ma voodis olen enne magaminekut, ma panen telost endale mingi sarja ja siis ma olen selle. Aga vaat voodis reklaami teha või? Ei, kindlasti mitte. Ainult langevarju hüppe ajal. Mina roolis sarja vaatamas, teine koht on. Ühesõnaga, ma full ranting 23 minutit, aga ei, selles mõttes, et see on aus ja me peaks oma palga saama. Ei, ma tahaks ka, nüüd ma hakkan mõtlema. Nüüd hakkame nõudma ja teeme siis. Pausi teeme, et kohe raha nõudma. Saadan voice'i. Meie mõlema eest. Ja, ma seletan talle lihtsalt. Pane mind ka, vaat sa hirmsam vaata. Ma saadan Kristina eest ka vaata, et siis ta. Naljakas on see, et mõnikord oled hoopis sina hirmsam ja mina olen see tupp. Kes on mingi, meil on, aga see ongi hea 50-50, et vaata, et kui mina julge, siis sina julged ja kui sina julge, siis mina julgen. Jah, okei. Aga lähme siis kirjade juurde, mis me siin tilu-lillutame. Ma loen siin ette. Hot jututoa seiklused. Hei, räägin teile ühe loo, mida teavad vaid üksikud inimesed. Umbes 20 aastat tagasi, kui olime sõbrannaga umbes 12 või 13 aastased, siis me tegime igasuguseid lollusi. Üks neist oli selline, mis tänapäeval paneb mind ausalt öeldes külma hiigiga mõtlema, et mida me ometi tegime.
Tol ajal oli internet alles selline uus ja põnev maailm, MSN, rate.ee ja loomulikult hot.ee jututoad. Seal oli üks eriti populaarne tuba nimega 18+ jututuba ja vot sinna me end ka siis sättisime, muidugi mängides, et on üks 18-aastane vaba ja vallatud tütarlaps, kes otsib uusi tutvusi. Privaatvestlused tulid nagu seeni pärast vihma. Niipea kui sa kirjutasid tšau, juba hakkas vilkuma 3-4 akent. Kogu aeg oli trükkimist nii palju, et sõrmed lausa väsisid. Alguses me lihtsalt naljatasime nende meestega. Teadsime ise ka, et oleme lapsukesed ja tundus kuidagi meeletult lõbus neid lollitada. Aga siis läks asi edasi. Ühel hetkel tekkis meil idee, et tahaks neid näha ka. Mitte midagi halba, lihtsalt uudisimu ja et kas nad tõesti tuleksid kohale. Ja nad tulid. Meil oli plaan. Valisime välja ühe poe oma kodu lähedal kaubanduskeskuses ja sinna me siis need kutsusimegi kohtingule. Ise istusime natuke eemal lastemängu väljaku ääres pingil. Kui mees pidi kohale jõudma, siis sõbranna andis talle oma numbri, et helista, kui kohal oled. Ja kui telefon helises, siis oli muidugi see meil hääletu peale. Meie naersime nii, et pisarad jooksid. Ja neid mehi tuli. Oi, neid tuli palju. Mõni kõndis poe ette, vaatas ringi, ootas, helistas uuesti. Siis hakkas juba närviliselt edasi-tagasi tammuma. Mõni kõndis kurva näoga minema, mõni lausa vihaselt ja meie ainult kihistasime pingil ja mõtlesime, kui tobedad nad välja näevad. Aga üks juhtum on mul eriti meeles. Üks tüüp tuli kohale. Pikk must tahkmantel seljas, päikseprillid ees, selline nagu oleks otse mõnest Ameerika krimidokumentaalist välja astunud. Me vaatsime teda ja tundsime korraga, kuidas see nali muutus veidi hirmutavaks. Kui see oleks päriselt olnud päris tüdruk, kes sinna kohtingule läheb, ma ei taha isegi mõelda, mis oleks võinud juhtuda. Tol hetkel tundus see korraga mitte enam nii süütu naljana, vaid nagu midagi, mis oleks võinud väga halvasti lõppeda. Aga lapsed ju ei mõtle nii, meie lihtsalt lõbutsesime. Käisime poe ja kodu vahet nagu mingid väiksed detektiivid. Uued ohvrid, uued lood, uus lõbu. Ja iga kord, kui keegi sinna kohale ilmus, tundsime ennast nagu mingid pahatahtlikud geeniused. Nüüd, olles ise lapsevanem ja tütre ema pealegi, ma ausalt öeldes ei saa aru, kuidas me sükse asja peale üldse tulime. Kuidas me julgesime. Kui mu laps midagi sellist teeks, siis ma paneks vist talle üle kukla ja loeks pika loengu interneti ohtudest. Aga aeg oli teine ja meie olime lihtsalt uudisimulikud tüdrukud, kellel pool tõrna aimugi, kui lähedal me tegelikult ohtlikule piiril olime. Ja nii see oligi. Üks pöörane peatükk lapsepõlvest, mida meenutad korraga naerdes ja pead raputades. Teie aga pange sama hästi edasi. Kuidas sinul lugu nende jututubadega oli, käisid seal hot? Ikka käisin, selles suhtes, et vaata, jah, ma mäletan, et need olid, aga ma nagu ei teeselnud, et ma oleksin vanem või midagi. Selles suhtes minu arust seal oli päris palju ikkagi lapsi ka. Ei, sa ei täiega lapsi. Aga seal olid mingid mängutoad, vaata, kus sa said mingi piljardit mängida ja ma ei mäleta mingid siuksed asjad. See oli mängukoobas minu arust. Jah, vist, jah. Ja, aga need, see hot.ee chati, aga samal oli vist nagu mõeldud ka, et nagu noorematele, kus saad chatida, aga nüüd, kui me mõtleme, nagu nüüd, kui ma tagantjärgi mõtlen, siis raudselt need vennad, kellega kirjutasid pooled, et 30+, mingid perverdid, vaata. Tegelikult vabalt võisid olla. Lihtsalt me tol ajal vaata ei räägitud sellest ega ma ausalt öeldes ei mõelnud ka, et kellega ma nüüd täpselt räägin, aga ma ei mäleta, et ma oleks kellegagi sealt kunagi nagu päriselt kokku saanud. Reidist ma küll sain kokku inimestega, aga mitte nagu jutukast. Reidis ikkagi, kuigi praegu see tundub ka natuke debiilne, sest tegelikult igaüks oleks võinud ju reiti teha ükskõik mis konto, ükskõik mis piltidega. Minu maailmas see tundus nagu turvaline, et tal on pildid. Ja õnneks lihtsalt joppas, et ei olnud mingi 60-aastane päss, sest et ma reaalselt ju läksin ma olen vist rääkinud ka siin, ma läksin ükskord mingi reidis tutvusin mingi kutiga, sõitsin Jõgevale fucking bussi või rongi. See raudselt see vaakin. See oli see vaakin. Ei, Jõhvi sõitsin. Ei, see oli see sama tüüp, kes seal reidis oli, aga tegelikult mõtle, ma jõudsin sinna mingi õhtul hiljem, et nagu, ja ma valetasin veel oma emale, kus ma olen, et tegelikult jällegist olukord, mis oleks võinud nagu nii halvasti lõppeda, aga jumal tänatud lihtsalt, et tegelikult see tuletabki mulle meelde, et ma peaks nagu ikkagi Marile kindlasti rääkima, et ära kellega kokku, sest Mari on ka vahepeal mingi, mul on fännid ja siis kirjutab, ma olen täna siin mänguväljakul, vaata, et tulge kõik, kes tahavad. Siis ma ütlesin ka, et Mari, sa ei tohi niimoodi kirjutada, et nagu niimoodi päris ei ütle, et kus sa oled täpselt selle kellaajal. Aga ma saan aru, lapse pea ei mõtle nii, ta ei mõtle, et mingi haiged inimesed on olemas. Ta mõtleb, et keegi tuleb, keegi laps, kes tahab muga mängida. Ja. Õudne, lapsed on nii lollakad lihtsalt. Imed neid nii palju elus üldse veel on. Kõik aeg jooksevad kuskile mingite suvaliste inimestega suttu. Ei, reaalselt minu arust see lapsevanemaks saamise juures ongi see, et kõige raskem, et sa nagu pead need elus hoidma, sest nad tahavad ennast kogu aeg nagu juba beebina vaata, et tahaks kogu aeg nagu midagi endale nagu viga teha või liiga. Rullivad kuskilt, tahad diivanit maha rullida või näed. Ja siis saad suuremaks ja siis tahad mingi vanameestega kuskil keldriks kokku saada. Ütled, ei, ta on 10-aastane poiss ausalt. Oh my god.
ei, see on nii lappas ikka. Nii et siinkohal üleskutse kõikidele lapsevanematele, kui te pole lähiajal, sest et seda juttu ei tohi ainult ühe korra rääkida, see tuleb ikka korduvalt. Et kui lähiajal pole oma lastega sellest juttu olnud, siis kindlasti, mida ma Marile ka ütlen, et kui sa tahad kellegagi kokku saada, siis räägi mulle sellest 100%. Isegi kui see tundub nii väike asi või ta ütleb, et ta tuleb kuskil ülilähedale, kindlasti ütle, kellega sa kokku saad, millal ja ei. Ja, ei, jah. Selles mõttes, et vanasti oligi veel, oli nagu nii palju väiksem, selles mõttes oligi paar jututuba ja mingi reit vaata, aga nüüd on nagu mingi terve sotsiaalmeedia. Ja kõik Snapchatid ja asjad. Ja meie noorematele kuulajatele ka siis nii palju, et kui kellegagi tahate internetist kokku saada, avalik koht, kellegile külla ei roni, kui sa ei tea, kes ta on, avalikus kohas kohtute, annad mitmele inimesele teada, kuhu sa lähed. Ja kõige parem on see, nagu see kõlab nagu cringe'ina, aga vaata nagu ka sina enne, kui sa said Märteni kokku, sa tegid nagu FaceTime kõne. Ja, et et see, et sa nagu, see FaceTime kõne on ka veits nagu hea kontroll. Jah, aga endiselt, isegi kui on FaceTime tehtud, küll ikka ei roni. Ikkagi avalik koht, alguses ikkagi tutvud nagu neutraalsel pinnal, sest et inimene võib, meil on nii palju lugusid siin olnud, kus keegi on alguses nii-öelda normaalne, et vähendame seda riski, et keegi kuskil nuga ei saaks või vigastada ei saaks ja siis vaatame edasi. Täpselt nii. Nii, ma võtan siis järgmise kirja. Üle pea kaela armunud suhtes meese. Tere girls! Te podcast on parim meelelahutus ja asi, mida kuulata, kui Eesti katsus peale kiipub. Elan juba 5 aastat Prantsusmaal ja nii tore, et te olete mu Eesti mulla. Mula. Eesti muld ja Eesti süda. Teeme Eesti, mina olen siis muldast, ma olen pruun. The fuck? Hakkaga nali. Et te olete mu Eesti mula ja kossi vahendajad. Love you. Siin aga minu väike salajutt. Ligi 1,5 aastat tagasi hakkasin töötama ühes firmas. Töö mulle meeldib, uusi tutvusi on palju, tõsiselt mega tore keskkond. Selles firmas jäi mulle aga koheselt silma üks mees. Nimetame teda Emmiks. Alguses üritasin oma huvi tema vastu alla suruda, sest teadsin, et tal on naine ja 2 last. Mida aga aeg edasi, seda tugevamaks läks meie vaheline keemia ja flirt. See on selline olukord, kus ei pea isegi rääkima ega midagi tegema, aga sa tunned seda sädet ja inimesed sinu ümber tunnevad seda sammuti. Me kohta on tihti tehtud kolleegide poolt kommentaar, et nojah, sinu ja Emmi vahel ju on midagi või et Emmi ei suuda tööle keskenduda, kui sa samal ajal büroos oled ja nii edasi. Ühel hetkel ma otsustasin, et ma pean temaga sellest rääkima. Ma ei suutnud enam, ma tahtsin teda nii väga. Käisime kolleegidega peol ja mõtlesin, et davai, see on see hetk, kus me peame mingi vestluse meie suhtes maha pidama. See hetke polnud aga võimalik leida, sest see oli liiga riskantne, liiga palju kolleege ümberringi, kes juba niigi midagi kahtlustasid. Niisiis järgneval esmaspäeval tööl olles otsustasin, et saadan talle Teamsis sõnumi. See kõlas umbes nii. Tšau, mul oli reedel mega tore sinuga aega veeta, kuid lootsin, et meil tekib rohkem võimalust reaalselt rääkida. Siin on minu number ja kui oled huvitatud, siis võiksime kahekesi väiksele tringile minna. Sorry, ma juba põen lihtsalt seda. Saad, mul oli endal ka praegu see tunne, et kui sa siukse asja oled ära saatnud, ma kujutan ette, kuidas see süda tahab. Ai, mina mõtlesin otseselt, et raudselt see läks kogematele tervele sellele nagu kompaniile, vaata. Nii. Mu süda kloppis nagu oleks infarkti äärel. Tõlginda vastuse prantsus keelest otse eesti keelde. Hei, mul oli sinuga samuti väga tore. Ma oleks tahtnud sinuga samuti rohkem rääkida, aga kindlasti leiame selleks veel aega. Aitäh selle kutse eest välja minna ja kui ma sinuga täiesti aus, siis mul on väga suur kiusatus seda teha. Kui teades mind ja võtta arvesse, et mu hetkest situatsiooni, naine ja lapsed, ei saa ma seda riski võtta. Tead, mul see hetkene situatsioon, abikaasa ja lapsed, no see väike hetkeline situkas, mis mul on. Väike situkas. Ma tean, et kui me kahekesi välja läheks, tuleks sellest rohkem kui lihtsalt paar drinki. Ta lisas, et soovib minuga näost näkku oma tunnetest rääkida ja bookis meile töö juures järgmiseks päevaks koosolekusaali, et saaksime rääkida. Nii siis me rääkisime või tema rääkis, sest ma olen samasugune nagu Kristina ükskord mainis. Ma olen mega outgoing ja lõbus, kui ma näen kedagi kui lihtsalt sõpra, aga mulle keegi päriselt meeldib ja mängus on tunded, olen ma häbelik ja vait, nagu väike kooliplika. Nii annoying, ta ei saa nii viisi kunagi teades, kui lahe ja naljakas ma tegelikult olen. Kusjuures see lause on nii minu lause, et ma olen nii lahe ja naljakas. Ausalt, ma olen nii lahe ja naljakas. You never get this. You never get this. Igatahes, mis ta mulle seal siis koosoleku saalis selgitas. Ta ütles, et esimesest päevast alates, kui sinna tööle läksin, pani ta mul silma peale. Aga kuna mina olin too aeg suhtes ja tema ilmselgelt ka ei teinud mingit lüket
Ta ütles, et kui tal poleks lapsi oma naisega maja koos ostetud, oleks juba ammu sellest suhtest lahkunud, sest ta ei armasta oma naist. Et ta ei kahtleks hetkekski, et minuga proovida. Ta ütles samuti, et peale reedel toimunud pidu mõtles ta terve ülejäänud nädalavahetuse minu peale. Väidetavalt ei saanud ta mind ja minu silmi oma peast välja. Ma olin suht vait. Ma arvan, et see oli eelkõige minu viis enda südant kaitsta. Mis mõte selle oleks olnud, kui ma oleksin talle 100% aususega oma südant puistama hakanud. Ma juba teadsin tema otsust, et ta jääb oma naisega. Hiljem kuulsin, et ta oli tahtnud minuga afääri alustada, et paljud ju teevad seda. Aga õnneks seda ta mulle ei pakkunud, sest väitis, et ta on rohkem väärt. Olengi. See kõik juhtus aprillis 2025 ja meie igapäevane flirt käib siiamaani. Küll ta mainib, kui ilusti ma riides käin, küll mu parfüüm ajab teda hulluks ja küll mu silmad tekitavad temast tunde, et miski muu siin ilmas ei eksisteeri. Ma üritan siis sellega elada. Ma olen aus, olen temasse kõrvuni armunud, aga ilmselgelt respekteerin tema otsust jääda oma perega. Küll aga ajab mind hulluks, et ta minuga siiamaani flirdib ja ütleks, et isegi minu tunnetega mängib. Unustasin mainida, et ta on 39 aastane ja mina olen 27. Eks ma saan ise ka aru, et tal on tööl üks noor ilus pihv, kes on temasse armunud, kes annab talle tähelepanu, kes tõstab ta ego. Tore ju. Igal uuel nädalal, kui tööle lähen, ütlen endale, et nüüd on kõik unustada ära. Crush is ego, aga kui näen teda, siis sulan. Igatahes see on siis minu salajutt. Ma ei teagi, mida teilt otseselt ootan. Võib-olla nõu, võib-olla lihtsalt kindlustunnet, et üks päev ma saan temast üle ja tema on see, kes mind oma kodus taga nutab. Või ehk ta juba teeb seda. Feed my delulu, kõige paremat teile tüdrukud, olete nii ägedad. Ja ütleme niimoodi, et nagu I feel so bad for you. Nagu I feel so fucking bad. Ja saad mingi, nagu, et ta nagu ta annab sulle seda tähelepanu, komplimente, muidugi sa armud ära. Ja muidugi, ja ta ütles nagu selles mõttes, et ütles, et ta mingi mõtleb su peale nagu, et ta oleks suga koos, et nagu kõik asjad, et ta ei ütle veel seda ka, et ma ei ole huvitatud, vaata, et sa ei ole my type või mis iganes, et siis oleks võib-olla, et okei, et ta on kena, aga ma ei meeldi talle, aga et sa tead, et sa meeldid talle vastu ja siis ta veel flirdib ja nagu ma arvan, et selle mehel on ka muidugi, et kodus on siis naine, võib-olla kes äkki näägutab ja siis lapsed, ja siis tuleb tööle, siis mingi noor tüdruk, kes käib nagu kutsikas silmadega sind, vaatab, et tal on kogu lõbusam tööl käia ju. Ei, kindlasti ma saan aru vabalt, miks mees seda teeb, aga selles suhtes me ei saa ju tegelikult eeldada, et tal on kodus naine, kes näägutab, on ju täiesti vabalt ja võibki olla üks nendest meestest, kellel kogu aeg pilk jääb kellegi peale. Süksid mehi on ju tohku hea, on ju. Et olgem ausad, et esiteks, kui sa talle tõesti nii väga meeldiksid, siis ta ei oleks ju oma naisega koos, et ta jätaks ta maha, ja teiseks, kas sa siis tahaksid endale meest, sest ütleme, et ei tööta elu lõpuni koos, nüüd sa töötad kuskil teises kohas, iga päev mõtleks, et okei, huvitav, kes talle sinna tööle tuleb, kes ta kolleegid on, sest et öeldakse ju, kui sa juba ühe korra oled seda teinud, ega su pilk nüüd pärast ei lõpeta rändamist, on ju, et kui sa oled valmis oma naise ja tegelikult ma võiks öelda, et ta kinda low-key petab juba naist. Kui sa räägid mitte kinda low-key, vaid siin ikkagi tegelikult nagu... Jah, et nagu kujuta ette, vaene naine arvab, et neil on mingi hea suhe ja siis tegelikult tööl ta räägib mingi et su silmad ja su parfüüm ma hullun. Et see on nagu... Ei, minu jaoks on see täiesti petmine. Ei jah, ma ütlengi, et eks see oleneb inimest omavahelisest kokkuleppest. Ma saan aru, et ta ei ole, tema ilmselt arvab oma peas, ma ei ole midagi füüsilist teinud, et järelikult ma ei peta, aga see on tegelikult ju nõme oleks, kas sa teeksid seda oma naise ees, kui ei, siis sa petad. Et see on nagu, alati on see, et kõik, mis sa teed nagu näiteks siis vastassoost inimesega ja sa nagu ei julgeks seda teha siis, kui sa naine on seal, siis see on petmine. Või kui sa vestled niimoodi, et näiteks, et kui su naine, näiteks kui chatid kellegagi, mis iganes, ja kui su naine loeks seda, et nagu, kui sa ei julgeks seda vestlust oma naisel näidata, siis see on cheating. Jah, ma arvan sama, aga selle kirja autorile, mis mul öelda on, et kindlasti sa ühel hetkel saad üle, et ega ükski asi ei kesta selles suhtes igavesti. Vaata mind, ma olen iga teine kuu armunud, vaata. Ja ma arvan iga kord, et see oli minu big love, vaata. Ja siis tegelikult ma olin natuke aega lulu ja siis me läheme edasi. Aga nagu... Just, et mul on ka ju täpselt samamoodi, ma tean seda olukorda täpselt samamoodi, mul on samamoodi, et mul on mingi suhtes mingi mees, või mingi tüüp, kes nagu mulle väga meeldis, ma ei tea, nagu, ja mina arvasin, et meeldi talle vastu, samas ikkagi nagu flirtis ja siis nagu kadus ära, samas tuli jälle tagasi, et see hot and cold kogu aeg, vaata. Ja siis ma olengi nagu mingi,
mida ma teen, vaata, et selles mõttes, et ja siis samas see feed'is ma seda ka, et ikkagi ta on minu armastus ikkagi ja et ma ikkagi vist peaksime koos olema, sest muidu ta ju ei kirjutaks mulle, muidu ta ei tunneks huvi. Et tegelikult see on see lihtsalt see, et sa pead oma töökohta vahetama. Tead, ma just tahtsin, et ka sama öelda, kui sul vähegi võimalik on, sest et muidu see jääbki niimoodi käima. Ta on sul kogu aeg seal. Ja ma kardan, et vaata, kui siuksed üritused ja asjad on, et sa vaata, juba ütlesid, et ta oli kellelegi öelnud, et pakuks afääri. Järelikult juba inimesed teavad sellest, ütlesid inimesed kahlustavad ja kui see juba on läinud nagu alguses sellest, et lihtsalt mingid pilgud ja väiksed kommentaarid ja nüüd sinna maani, et ma upun su silmadesse, sa lõhnad nii hästi. See lõpeb ühel hetkel sellega, et küll te midagi teete, sest kõik need asjad suvepäevad, ja et kirivad niimoodi üle, siis midagi juhtub, ta ei tule ikkagi oma naise juurest ära ja siis sinu süda on veel rohkem katki, sellepärast, et nüüd te olete juba maganud ja siis on see nagu locked. See on locked ja, et ma arvan, et ma tean, et sa ei tee seda nagu nii, aga lihtsalt ma ütlen, kui sa tahad nõu, siis ma ütleks, et proovi endale ruttu keegi uus silmarõõm leida, et sellest mehest natuke. Ja sest see on alati ju kõige parem versioon, et kui sa tahad kellekski üle saada, on vaja keegi uus leida, keda obsessida vaata. Kui sa tahad kellekski üle saada, mine kellegi teise alla. Jah, täpselt nii. Just. No nii. Mina või? Jah. Salajutud on matsidele. Jah, salajutud on matsidele. Tervitused matsid. Suurt sissejuhatust ei tee, aga kuna olen jälle kuulamistsüklis, siis mõtlesin teie arvamust küsida. Olen situationshipis kutiga. See ja kirjasaatja on ka mees. Kirja nime järgi ütlen. Kes on omandanud mitu kõrgharidust ja käib üsna haritud seltskonnas, kus tarbitakse ainult kõige kvaliteetsemat toitu, ainult kõige kallimat alkoholi ning üleüldse ollakse eriti kultuursed ja natukene snoobid. Ma ei tunne ennast seal seltskonnas alati eriti mugavalt ja tihti ei oska nende ülalpeetud inimestega kaasa rääkida, kuid seda tingib ka märgatav vanusevahe. Küll on aga paar korda tulnud jutuks teie podcast, sest ma tunnen, et teie podcast on nagu seebikad, millesse süvenemine ei nõua suurt keskendumist ning ei koorma liigselt aju. See tähendab kuulad ja puhkad, vahepeal naerad ja siis kuulad jälle edasi, pluss oskad vahel ka samastuda. Nende eliitide jaoks olete te kaks matsi, kes oskavad raha teha, aga räägite ropult ilma filtrita ebaolulistel teemadel. Lisaks teie kuulamine pidi IQ-d alandama ja õnneks me pole veel nii hukas, sest on veel etendusi, mis müüvad kiiremini läbi kui teie laivid. Millest selline arvamus tekib? Mis on teie fenomen? Kas ma olen teid kuulates paari aasta pärast alarenenud ajuvärdjas? Ei, see ei ole ajuvärdjas. Tead, ma arvan, et millest see ja ma arvan, et see ei ole selles suhtes, et iga eliit või mis iganes seda arvab. See on mingi grupp. See on mingi teatud kontingent inimesi ja selles suhtes minu meelest see täiesti fine, et ei saagi kõikidele inimestele meeldida, aga ma arvan, et suures osas võib see mitte meeldimine tulla meediast. Ja. Et inimesed, kes ei ole tegelikult ju meid kuulanud või meid kuskil ei jälgi ja kui sa võtad need ainult pealkirjad, siis ma mõistan, miks võib tekkida nagu siuke negatiivne arvamus ja tõepoolest, sõnavara on meil natukene, ütleme, järsuvõitu, et ma arvan, et on ka väga palju kuulajaid, kellele meie muidu meeldime, podcast meeldib, aga ei meeldi nagu see ropendamine. Ja ma pean ütlema, et ma proovin ennast tagasi hoida. Selles suhtes ma ei saa midagi teha, see lihtsalt on see minu kõnepruuk ja kõnemaneer ja ma tean, et see vahepeal kõlab nagu ma oleks otse kuskil paadi alt välja roninud ja lauaviin oleks tagataskus, lihtsalt see on mu kõnepruuk. Aga olgem ausad, olles ka ise liikunud eliitide seltskonnas, ütleme siis niimoodi, siis ma ei ütleks, et kõik nad nüüd seal mitte nii ropu suuga on. Et see oleneb täiesti inimest, et see ei ole üldse sellest, kellel palju raha on või kus seltskonnas ta liigub. Mõni lihtsalt räägib ühtemoodi, mõni teistmoodi. Räägin, et meil on kuulajaid, meil on neid eliite, kes kuulavad täpselt samamoodi, et on neid uhkeid advokaate, kirurge, lauljaid, näitlejaid, just keegi kirjutas. Ja vangid. Ütlen, kõik kuulavad. Kuulavad ja üks kirjutas just meile Spotify'sse kommentaari, ta lõpetasin just kiirabis oma 24 tunnise vahetuse, kuulan teid koju sõites, et selles mõttes, et meid kuulavad igast ja siis on poemüüjad, teenindajad, et selles mõttes, et ma ei tea, sellepärast see ongi nagu minu arust lahe, et meid kuulavad. Kõigile. Aga see ongi, ja vaata keegi ütleb, et räägime ebaolulistel teemadel, et mina sellega vaidleks vastu. Me räägime suhetest, me räägime tervisest, me räägime sõprusest, et need on kõik tegelikult asjad, ole see siis see nii-öelda eliit või ole see mitte eliit. Meil on kõigil tegelikult ju täpselt samad
elud, meil on samad probleemid, meil on samad küsimused, kahtlused, mõtted, suhteprobleemid, et vahet ei ole siin ausalt öeldes. Kui eliit sa oled. Kui eliit sa oled, palju sul raha on, et minu jaoks on nagu mingi, me oleme Eestis nagu chilliga veits, mis kuradi eliidid, vaata. Ja, noh, tead, ma saan aru, kindlasti on inimesi, kellel on nagu mingi etikett natuke, kellel on natuke rohkem raha ja natuke rohkem etiketti. Selles mõttes ma olen ka etiketi koolitusel käinud ja nagu selles mõttes, et ei ole kõige vaesem ka, no. Kas ma ka eliit siis või? Aga ma lihtsalt ei kasuta seda õpitud etiketti. Äkki me peaksime proovima olema nagu eliidilikumad, tead, järgmine kord tuleme kasukad seljas, siis mina panen selle 1 klaasi ette. Sina otsi piip ja mõlemal on need kübarad, kõva kübarad, vaata. Piip ja kübar. Piip ja kübar. Jah. Eks mina pean mees kohe olema. Sinul on piip ja mul on monokkel. Mõlemal on kübarad. Me oleme detektiivid. Me olemegi detektiivid vastust otsikud, eliitdetektiivid. Eliitdetektiivid. See on see private investigator. Tahtsime liidiks saada, aga saime hoopis private investigator. Jaa, et selles suhtes, et ma ei tea, nagu ma ütlen ausalt ka, et see, nagu mis ongi seal, mina näen seda podcasti nagu, mis ta ise ütles ka, et see on hea niuke, et saad taustaks panna, et sa saad ennast nagu välja lülitada, et sa ei pea nagu, et sa ei ole siin, et sa pead tulnud kaasa mõtlema, et sa saad kuulad ja sa saad, et sul on mingi argipäeva mure või mingi, ma ei tea, mees käib närvidel, et ülemus karjus on ju. Sa panedki podcasti peale, kuulad kuradi Kristina jälle hääl täiesti läinud on ju, hästi loll jutama, et sa ei peagi, et sa ei tule ju siia haridust otsima, et sa võib-olla harid ennast natuke võib-olla suhteteemadel ja võib-olla mis elus toimub, aga et sa tõesti tule siia Pythagorase teoreemi saama või et see ei ole see vaid. Edu, kui sa tahtsid, sest keegi on 13 hooaega kuulanud, oodanud, millal ta saaks ükskord selle Pythagorase teoreemi. Not happening. Siin seda juhtu. Nüüd sa võid lõpetada kuulamise. Ja, aga ma mõtlen ka seda, et nagu inimesed pigem ikkagi samastuvad, sest muidu meil oleks selliseid suuri shows ja muidu ma ükskõik, kus ma ei lähe, ma räägin, inimesed tulevad mingi, oh my god, armastan podcasti ja ma olen mingi, oh my god, armastan teid vastu. Et nagu, ma ei tea, see podcast on parim asi ja kellele meeldib ja kellele ei meeldi, siis ise jätta ilma sellest maasikast. Mul lambist tuli praegu meelde, kus ütlesid, kõik räägivad sellest, ma ei mäleta, kas ma rääkisin sulle, käisin üks päev mingi pakki automaadist ära tooma, siis kui ma hakkasin autosse minema, siis keegi oli parkinud oma auto nagu väga mulle lähedale. Niimoodi, et ma hakkasin ust lahti tegema, vanem meesterahvas tegi oma autoakna lahti ja siis ta ütles, et ma hoian vaata, et et ei läheks pihta, et ta oli mingi sorry, ma sõitsin liiga lähedale. Siis ma mingi, ja see on fine, on ju, siis ta hoidis seda ust, ma pressisin ennast sisse. Siis ta vaatab mulle otsa ja ütleb, kuule, kas sa oled sealt kuskil TikTokist või? ei ole. Aga ma mõtlen ka, et ilmselt on mingi salajutude asja äkki teadis. Jah, vaata, võib-olla salajutude klippe on võib-olla TikTokis, siis mõtles. Aga sa oled see TikTokist. Jah, ma olen see, kes neid laive teeb nädalavahetustati. Ma olen see, kuradi just see nädalavahetus oli hambad välja kukkunud ja mälus. Aitäh ära tundmast. Aga ei, selles mõttes jah, et ärge üldse nagu ära üldse põe seda, et ma olen chillinud eliit seltskondades, ma olen mitte eliit seltskondades chillinud ja nagu see, et keegi on kuskil eliit, ei tähenda, et nad mis paremad on, just me, nad on vahepeal isegi hullemad. Lihtsalt on nad natuke võib-olla arvad, et ma snoob ja niimoodi. Ja kõige haigem on see, et nad võivad seda fa käitumist teha avalikult, aga kui kinniste uste taga kuskil purjus pea, kõik on samasugused. Et ma ei ütle seda halvustavat, ma ütlen lihtsalt lõppkokkuvõttes, me oleme tegelikult kõik suht samasugused inimesed ja veel üks mõte, ma arvan, et enamus inimesi, kes ennast tituleerivad eliidiks, ei ole seda kindlasti. Sest et ükski normaalne inimene, isegi kui sul on, ma ei tea, kui palju raha, siis sa ei käi ringi ja räägi inimestele, et ma olen eliit, nagu tõmba normiks ausalt. Ei, literaali. Ja ma ütlen, ma töötasin aastaid baaridaamina ja ma tegin ka erapidusi, et ikka võtta mingid private party'd ja need, kes ongi need kõige nagu eliidimad vennad on ju, need on ikkagi hullemad alati, I promise you that. Sellepärast minu jaoks ongi see, et mind ei huvita, mis mingi eliit minust arvab, sest et ma olen sind teenindanud, et ärge unustage, et ma olin väga pikalt teenindaja, ma olen väga palju näinud. Vaata, et kui sa oled kuskil üritusel ja siis nad joovad,
siis on see liit on nii uksest väljas, kui aga tead, vaata, öeldakse ju, et inimesi teiste juures häirib kõige rohkem see, mis neid tegelikult iseenda juures häirib. No tahaks sama matsid olla nagu meie. Aga ma arvan, et nad ongi. Ja vaata, siis neil tekib endal see natuke siuke, et ma ei tohi, ma pean ennast kogu aeg tagasi hoidma, ma pean olema siuke viksi viisakas, aga nad teavad, et nad tegelikult ei ole ja see häirib neid. Ja siis, kui keegi teine on nagu avalikult seda ja isegi ei ürita seda varjata, siis hakkab neile nagu nii närvidele käima, et peavad seda esile tooma. See on nagu need kõige suuremad homofoobid ise on kappi piletad. Et nagu rahulikult ole nagu vaba maa ja siis neid ajabki närvi, kui keegi julgeb olla tema ise ja ta ei tunne häbi ja ta tahab olla nagu miks sina ei häbene, vaata? Et siis tekib see, et hakka kõik rääkima, nüüd kuradi homod, vaata, tegelikult nii väga tahaks suhhi võtta kuskile. võta, ära häbene. Reaalselt nagu meil on savi enjoy your life. Enjoy, tõesti. Nii minu kord siis. Silmi avav salajuttude episood. Tervitused. Kuulasin just viimast episoodi, kus oli kiri naiselt, kelle kutt oli pikkadest persekarvadest kakatükke kookinud ja teie selle peale kommenteerisid, et miks ta küll siis ei pestud oma tagumikku. Ja minul süttis peas lamp põlema. Ma ei pea ennast just eriti nüriks pliiatsiks, aga vot selles teemas olin tõesti võhik. Ja nüüd siis asja juurde. Kuidas see kõik mind puudutab. Nimelt mul on elukaaslane, kes käib pärast WC-s käimispesus ja mina lihtsalt tänaseni ei saanud aru, et mida fuck'i see tähendab. Aga noh, nüüd sain ju targemaks. Meie suhte algusaastatel ei julgenud elukaaslane üldse minu juures number 2 käia. Hoidis megalt häda tagasi ja kui enam ei suutnud, siis läks selleks alati oma korterisse. Aastate möödudes muutus ta julgemaks ja hakkas ka minu juures olles oma ihuhädasid rohkem tegema. Ja siis algaski see minu jaoks müstiline pesus käimine. Arvasin veel, et äkki tal on kogu aeg kõht lahti või muu seesugust ja seepärast peab ennast pesema. Aga nüüd saan aru küll, sest noh, karvu tal jagub ja mitte vähe. Aga kokkuvõtteks aitäh teile, et te seda saadet teete inimeste silmaringi avardate. Sest noh, kui sul pole pikki karvu taga ukse juures tolknemas, siis selliste asjade peale ei tulekski parimate soovidega. Ja nüüd siis shoutout eliitidele, et me ikkagi õpetame ka inimesi. Aga ja kusjuures selliseid kirju tuli minu arust veel. Jaa, et inimesed... Oh my god, nüüd ma saan aru, miks ma mees. Aga kas saad aru, Märten käib kogu aeg pesus? Kas ta on ka persekarvane siis? Ei, nagu ma ei ole sinna vahele otseselt vaadanud, aga ega see selles suhtes mingi full sile kindlasti ei ole ja ta on ikkagi meesterahvas. No võt. Aga võib-olla siis tõesti, et tahavadki, et perse ei oleks sitane. No võt, ja siis tähendabki see, et need mehed, kes ei käi, siis neil ongi need kakatükid seal. Hästi. Nosti. Aga ma olen nii loll, vaata, et kui ma oleksin mees ja mul oleks nagu pikad pepukarvad, ma ei tuleks selle peale, aga ma ka rahulikult pühiks perset, sest vaata, sa saad oma teadmised lapsena. Kui sa oled laps, väike poiss, sul ei ole ju persekarvane, siis keegi ei õpeta sulle, et kuule, et sul mingi jääb karvade külge, siis kasvad suureks, siis sa ei teagi ja siis käid ja pudised see neid. Aga nagu samas on siis see, et no mina ei saa targutada, mul ka ei ole, aga nagu siis ongi isa peaks ütlema oma pojale, et by the way, et mingi hetk, kui sul need perse karvaseks läheb, siis nagu peab ikkagi nagu puhastama. Ja, nii et shout out kõigile. Kellel on isa. Ma võin naerida, mul ka ei ole. Mul ka ei ole, nii et it's fine. Ei, ma mõtlen, et kõigile, kelle kodus on poeg, et vaata, kui inimesed alles nüüd said teada, miks nende mehed seda teevad, siis mainige oma poegadele ka, et kui kunagi teil pepu läheb karvaseks, siis peske see ära, sest muidu te lihtsalt pudisete mingid sitatükke kuskile. Ja no ongi nagu see, et no vahepeal ongi, no ikkagi on see, et nagu sa oled päeval, no ma ei tea, jood kohvi hästi palju on, keset päeval mingi diarrhea, no siis ei saa kohe töö juures näiteks tagumikku minna pesema, aga kui sa kõik koju jõuad, siis pesed tagumik ära. Jah, enne kui voodisse. Jah, täpselt, et ära hakka oma kakatükke viskama. Silmi, okei, seda sa juba lugesid, ma ei oska ise lugeda. Nii. Hei hopsti, mis toimub? See on mingi insult. Hei hopsti tüdrukud. Nii. Kuulasin teie vanaisa Tinderi episoodi ja ausalt naersin nii, et silmad jooksid vett. See koht, kus üks rääkis, et tema vanaisa vaatas pornot ja veel valjult, no lihtsalt kuld. Mul veenus kohe enda naljakas, kuid samas veider lugu. Ainult, et mitte vanaisaga, vaid vanaemaga. Mu vanaema lahkus siit ilmast umbes aasta tagasi. Ta oli tõeline daam, südamlik, viisakas, alati ilusas siidis ja sametis. Selline Viimsi proua, kelle juures isegi tolm nägi viisakas välja. Meie peres on selline uskumus, et enne 6 kuud ei tohi lahkuna asja puutuda. Ja noh, et inimene saaks rahus kohale jõuda. Ja nii me ootasime. 6 kuud hiljem võtsime siis emaga ette vanaema toa koristamise. Ilus ja kurb ühtaegu. Vaatasime tema kostüüme, siidisallid, kõpskingad.
kõik nii tema moodi. Ja siis ema ütleb, et oota, ma lähen toon prügikoti. kõik ilusad siidisallid, kõpskingad, prügikotti reis. Ta läks alla, mina jäin üksi tuppa ja no mida ma näen? Mingi imelik plasmasskott kardina taga, selline tolmune. Noh, uudishimu oli suur, tõstan koti, teen lahti ja ma lihtsalt tardusin. Salapärases kotis oli vana ja räsitud karp. Tegin selle karbi lahti ja seal sees oli roosa dildo. No päris ehtne. Sees olid vist isegi patareid. Ma mõtlesin, et kas on nüüd unes või ilmsi. Ja täpselt sellel hetkel tuleb ema trepist üles prügikott käes ja näeb mind lihtsalt seismas dildot hoidmas. Me jäime lihtsalt teineteisele otsa vaatama, nagu kaks näitlejat stseenis, milleks kumbki valmis pold. Ja lihtsalt hakkasime naerma, et millega küll vanaema vabal ajal tegeles. Ja kõige tipuks oli pakendil hinnasilt 67 krooni, ehk siis täiesti kroonide aegne, retro ja puha. Tähendab, vanaema oli mitte ainult elegantne, vaid ka ajaga kaasas käiv. Ausalt, ma poleks elu sees arvanud, et minu kallis 84-aastane vanaema omas sellist saladust. See on see sama inimene, kes punastas, kui filmis tuli vooditseen. Aga näete, elu üllatab. Nii et kui keegi räägib, et nende vanaemal oli salajane hobi, siis ma lihtsalt noogutan ja mõtlen, nojah, tuttav teema. Mis teie oleksite sellises olukorras teinud? Mis ma ikka teen ta? No mis ma ikka teen, jah? Lähed vanaema, kuradi pervert. Vanaema ei osanud sinust oodata, et sa oma 84-aastaselt onni paned kodu. Aga samas ma mõtlen lihtsalt selle peale, et noh, kunagi saame ju ka meie vanaks, ega me oma elos ära ei viska. Ja, ega sa ei lõpeta ühel hetkel ära, et mis siis vaatad, et oi 50 tiksus täis, et enam pole sobilik või et 60 tiksus täis või et noh. Võib-olla sa tahad seda vähem, et võtta, ma arvan, mingi hormoonid ja asjad mingi, et teevad oma töö, aga miks sa peaksid nagu täiesti ära lõpetama, et noh, ikka teinekord ju väike. Kuigi ma kujutan ette, kui naljakas võib-olla mingi 80-selt oma patareidega 67 kroonise, sest kui meie saame vanaks ja ütleme, et meil on need lelod alles, ma arvan, et see on uunikum selleks ajaks, selles suhtes, et ma ei kujuta ette, mis kuradi seksrobotid selleks ajaks on välja juba mõeldud, igaühel on kodus mingi. Ma nii ootan juba neid seksrobotid, siis ma ei peagi meest võtta. Märten just eile näitas mulle TikTokis mingi robotite konverents oli, kus näidati siis neid nii-öelda inimroboteid. I kid you not, ma ei teeks vahet. Aga ma ei saa aru, miks on hullud mingi kellegil mingi obsession mingi inimrobotite loomis, see on ju creepy. No sellepärast, et inimesed ongi kriipid ja tahavadki teha mingeid haigeid asju oma seksrobotite asjadega. Kuskil, ma ei mäleta, kus kohas on juba isegi litsimaja olemas seksrobotitega ja sellega tekkis mingi hull teema, et inimesed tahtsidki nii haigeid asju teha ja siis tekkis ikka moraalne küsimus, et ühest küljest, kas see on siis nagu parem, et nad teevad neid asju nende robotitega, seal ei olnud täpsustatud, mis haiged asju, aga ma arvan, maailm on nende auster, sa võid mida teha. Et kas see on siis parem, et nad teevad seda nende robotitega või see on nii-öelda nagu gateway sellele, et nüüd sa mõtled, et see ongi nüüd normaalne, et nüüd tahaks päris inimesega ka proovida, et sellest pidi olema mingi eetiline probleem nüüd tekkinud. Ja lisaks, et paljud nendest robotitest seal litsimajas siis nägid välja väga noored, mis tekitab siis omakorda selle probleemi, et jällegi osad ütlevad, et et aga ongi tore, et võib-olla nad siis ei lähe laste kallale, kui nad nii-öelda saavad oma vajadused, nad ei olnud päriselt nagu lapsed, aga nad olid, ütleme teen nii-öelda. Aga et ikkagi, ma ei tea, ma ei oska ka siin seisukohta võtta, ma pigem eelistaks võib-olla mitte, aga võib-olla tõesti, et kui see siis need inimesed nii-öelda ära rahuldab, et võib-olla jätab siis teised inimesed rahuldab. Ma tahan, et siis, kui need seksrobotid, üldse nagu mingi full inimrobotid ja kõik need robotid, kes inimesed on, need ei ole automaatselt vist seksrobotid ka. Me muudki ütleme, et kutsume seksrobotiks mingi inimrobot lihtsalt. Aga et mina olen juba sellel ajal surnud, sest et nagu minu jaoks on liiga creepy. Ei, see ei ole surnud, sest need on juba olemas. Need lihtsalt maksavad praegu nii palju, et need ei ole võimalik osta endale. Aga ma arvan, et 10 aasta pärast äkki ikka. Ma muidugi seksrobotit ei tahaks, aga mõtle, kui hea oleks, kui sul on kodus see mingisugune inimrobot siis ja siis ütled talle lapi kõik mu riidud. See vist ei ole seda filmi näinud, kus oli ka inimrobot siis. Ei, ma olen näinud. No võt. Et ta ühel hetkel hakkab vastu punnima. Ei, nagu mingi lõpuks on see, et robotid võtavad üle, vaata nende intelligents läheb ainult paremaks, siis see on mingi, et me olime orjastatud, vaata.
ei, aga ma oleks friendly temaga, ma oleks kuradi istu diivani ja vaatan telekat. Aga kõik ei ole nii friendly. No jah, siis I'm safe, teie vaadake ise, kuidas ta oma robot. Minu robot kaitseb mind. Jah, mine oleme best friends. Kui tema lapib pesu, mina võtan tolmu, et no me teeme nagu teamworki, vaata, ta on part of the family, aga mitte seksrobot. Ja siis tood koju vaatad Märten. Märten ja su koduabil. Teamwork. Saad mingi siis on nii, siis mingi tuleb Kroonika peauudis. Malju läks Märteniga lahku, sest Märten ei roboti nussimisega vahel. Ise kui lappes. Ma ei tea, kuidas me sinna jõudsime sellest vanaema vibrastega. Ma ei tea, ühesõnaga, vanaema on ka inimene. Jah, mina arvan ka, et ega see, et inimene on vana, ei tähenda, et ta ei tohi maiseid lõbusid nautida, kuniks teda veel siin ilmas on, et ärge judge'ige. Vana inimesed tahad ka kaeru ja... Täpselt, nii et võtan selle viimase kirja ja siis see on kiire. See jalafetiši jätk, siis selle kohta me saime ka väga palju päris mitu kirja. Ei, meil tuli väga palju kirja, siis me oleme, et miks keegi mulle ei kirjuta, mul on ka jalanõus. Aga ühesõnaga, tere. Tore kuulda, et meil on kaasteelisi sellel jalatsi müügiteekonnal. Hiljuti mõtlesingi, et küsin ostja käest, et kuidas projekt välja tuli ja ta vastas, et tegi ära eelmisel aastal, aga ei õnnestunud nii nagu arvas. Küsisin veel, et mis see endast kujutas ja kas kooliprojekt vastas, et oli jah kooli jaoks mõeldud. Sai mõeldud nagu teerada algselt, aga siis sai mõeldud mingi mustri peale, et on parem, et raskemata jalatsite jälle all ja kergemata omad üleval. Mulle väitis, et enam jalatsite kogumisega ei tegele, aga jalatsite puhastamine oli meeldiv ning kui peaks huvi olema, siis võib veel kunagi pakkuda jalatseid ära puhastamiseks, mida saan ära anda. Seega ma ei tea, sounds like fetish. Mulle meenus ka see, et ta tahtis alati naiste jalatseid, mitte meiste või laste ome. Ärge seda... okei. Okei, rohkem lõppu ma ei saa. Ja no ta ütles lihtsalt, et... Ja kasuta nime. Et jah, et see kasutaja nimi on ikka aktiivne veel, et... No selles suhtes, et ega ei saa pahaks panna, et kui inimesel on siuke fetish ja ta on selle elaborate lai välja mõelnud ja kellelegi talle sellega liiga ei tee, siis jumala eest küta. No. Ja selle eest nagu plusspunktid, et ta laste jalatseid ei tahtnud, nii et siis ma olemegi nuusutan neid naiste jalatseid nagu nii palju kui tahad. Nuusuta kui tahad, tõesti, mis see... See on nagu vetis nuusutamiseks või? Kas sa, ma arvan, et nad nuusutavad, aga kas sa ei vaadanud seda uut Monstersi dokumentaali? Ei, Sten kirjutab mulle kogu aeg, et vaata. See on nii haige, aga ühesõnaga... See on hirmus või? See on hirmus. Ei, siis ma ei julge, ma kardan nagu tegelikult. Okay. No ta ei ole nagu nii selles suhtes, et oh my god, ma ei saa magada, aga ta on nagu, sest sa tead, et see on päris lugu, siis see on nagu ebameeldiv, on ju. Aga ühesõnaga, see ei ole peategelane, aga üks vend seal rääkis, et kuidas ta ka nuusutas jalanõusid, no ta oli muidugi ka mõrtsukas. Ja siis ta jobistas nende jalanõude sisse. Ta tahtis nagu täis jobistada neid. Näiteks Gonza Kingi tahtis täis jobistada. Nii et jah. Aga no, kui keegi ainult seda tahab teha ja mitte ära tappa kedagi, no mis see minu asi on, see on juba jah, tead. Kuhu keegi tahab. Meie nagu see bare minimum, et peaasi, et ära ei tappa. Et jah, siis on hästi. Alguses oli nagu rohkem neid nõudmisega, mida aeg edasi, et noh, peaasi, et ära ei tappa. Isegi peaasi, et ära ei tappa. Peaasi, et ära ei tappa. Aga sellel lainel siis tänaseks lõpetame, peaasi, et keegi teid ära ei tapa. Jah, ja auhinnad äkki siis annamegi siis, vaatame kohe siit algusest. Ta järjest, jah. Ja siis jututoa seiklused saab Ulaks Kaunitar, ülepea kaela armunud suhtes mehesse, no sulle peininuki ja Magda läheb... Pane piiks peale. Magda läheb salajutuda matsidele. Jah. Oled aga oli äge ja näeme järgmisel nädalal. Tšau. Ma teen seda Andreid. Pane like, pane... Bell for notification, pane subscribe. Aga tal on 118 000 subscriberit ju. No meil ei ole. Miks teie ei pane meile subscribe? Pange subscribe, pange bell notification. Siis te ei maga maha järgmist episoodi. Love you, bye. Tšau.